Tere lugupeetavad, austatud osalejad ja suur tänu korraldajatele selle väga-väga olulise konverentsi korraldamise eest. Ma pean väga vabandama, ma kell 10 olin kohal ja olin poole 12, aga siis pidin Tšiili suursaadikuga kohtuma ja nüüd ma olen lõpuni ja kõigiga saan rääkida, kes tahab veel pärast seda ka, et 2 sõna siiski, ma pean endast ütlema, et te saate aru, miks see teema mulle võõras ei ole. Minu nimi on Helmen Kütt. Ma olen hariduselt sotsiaalteaduste magister ja töötan ligi 20 aastat Viljandi linnavalitsuses sotsiaalameti juhatajana. Ja kui 2011 valiti mind Riigikokku, siis 2014–2015 olin sotsiaalkaitseminister ja olnud sotsiaalkomisjoni esimees ja täna lihtsalt liige. Ja tõesti esindan täna siin sotsiaaldemokraate, sellepärast, et minu meelest sotsiaaltöö on maailma ilusaim töö. Tõsi, väga raske, aga maailma ilusaim töö. Aga see on minu enda arvamus, sest mulle see töö väga meeldib. Nüüd, täna arutusel olev teema ja mida te siin üles olete tõstatanud ja esinejad, hommikupoolsed, suurepärane. Ma nautisin, kirjutasin üles mõtteid ja tegelikult on selliseid kokkusaamisi vaja, kus räägivad praktikud, kus räägivad teooriast tugevad inimesed ja elukogemustega ja need, kes otseselt oskavad öelda, kuidas päriselt on. Lapse vanem olla on väga suur rõõm ja vastutus ja õppimine ning kasvamine, eks ole, koos lapsega ja koos kaaslasega läbi elu. Ja ma tooks ühe momendi sisse, mida ma hommikupoolsetes ettekannetes ei näinud ja mul on kohutavalt kurb, et ma ei kuulnud oma teiste erakondade esinejate ettekandeid, aga ma saan aru, et üks veel tuleb ja ma kuulsin ka Signe, kõik, ma olen viimane. No nii, aga ma üritan ka jääda aega sisse, siis ma ikkagi ei kuulnud rohkem kui pool Signest ja just Kadri-Tali ettekannet samuti, aga see selleks. Et ma tooks sisse ühe lõike ja ühe mõtte, mida hommikupool ma ei kuulnud, on see, et lisaks vanematele, et kui minnakse lahku abikaasadena, siis vanemateks jäädakse, aga uskuge on veel üks osapool, need on vanavanemad. Ka vanavanemad lahutuse korral tahaksid osa saada ja ma arvan, et lapselapsele on äärmiselt oluline vanavanemate roll. Mina ise olen vanavanem 2 tüdrukule, nii pojatütrele kui tütretütrele. Ja see rõõm, mida nad toovad meie ellu abikaasaga, see on, ma arvan, et need vanavanemate roll ka lahutuse korral on äärmiselt oluline selleks, et lapselaps saaks nagu paremini edasi ja võib-olla oleks kergem tal ka seda lahutust üle siis elada. Ja tõesti nii, nagu siin on öeldud, et ka mitte osalemine on osalemine just esimeses ettekandes, et siis on võimalus ka seda, kui vanematel on tööga rohkem seotust, vanavanematel seda rolli ka täita. Nüüd, sotsiaaldemokraadid on alati pidanud oluliseks laste huvide kaitset, perelepitust eelnevalt ja tegelikult oleks ju tore, kui me ei peaks rääkima sellest lahkuminekust, vaid enne oleks võimalus, et nõrkus ei ole abi küsimine. Abi küsimine on tugevuse näide. Ja kõikidel erakondadel praegu on selline unikaalne aeg, valmistutakse Riigikogu valimisteks ja programmid ootavad ettepanekuid ja ma kutsun üles ja siiralt palun, et tehke, pakkuge välja mõtteid, mida peaks muutma, mida võiks veel teha, et oleks kergem, et oleks lihtsam. Raha ei ole alati see, mille läbi saavad probleemid lahendatud. Palju rohkem on vaja veenekord kas teenuseid või tuge või nõustamist või koolitusi, et ma oleks väga tänulik, kui te seda pakute, vähemalt sotsiaaldemokraadid on avatud selleks. Ja 2 sõna ka Erkile. Meie kohtusime Erkiga siis, kui mina olin sotsiaalkaitseminister. Erki oli väga vahva noor mees, võttis minuga ühendust ja rääkis nendel teemadel ja ma tõesti ütlesin, et Erki, need on nii õiged mõtted, aga tee MTÜ. Ja siis teie ajal on palju tugevam ja Sotsiaalministeerium saadab ka eelnõusid kooskõlastada. Ja nüüd ongi nii, et on tubli MTÜ, mis on praktiliselt 10 aastat vana, kus on koostööpartner Sotsiaalministeeriumile ja Sotsiaalkomisjonile ja niimoodi ongi, et selles ühtsuses ja koos olemises on tegelikult väga-väga suur jõud. Et ma tänan teid kõiki, sotsiaalvaldkonna töötajaid, lastekaitsjaid, aga kõiki, kes on siin oma abi ja nõuga abiks vanematel, sest veel kord, abi küsida ei ole mitte nõrkuse märk, vaid tugevuse märk. Ja veel esitage muudatusettepanekuid, kas seadusest midagi teha või mõni teenus on puudu, meie võtame need lahkelt vastu. Olen teile südamest tänulik, soovin kenad kevadet ja seda nii õue kui põue. Aitäh!